ohutusest ja tööõnnetustest põllumajandussektoris. Kõigile teadmiseks, et tänast üritust salvestatakse ja see lisatakse järelvaatamiseks Tööinspektsiooni kodulehele. Kõiki küsimusi esinejatele saate esitada vestlusaknas ning tänast üritust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist. Ja nüüd annaksingi sõna tänasele esimesele esinejale, kelleks on siis Pille ja kes räägib peamistest ohuteguritest ja rikkumistest põllumajandussektorist. Palun, Pille. Aitäh, Kristel. Tere kõigile. Mina olen Tööinspektsioonist vanem tööinspektor Pille Atna ja nagu juba eeskõneleja ütles, et teemaks on siis põllumajandussektori peamised ohutegurid, puudused ja ennetamine. Lühidalt ka sihtkontrollist, mis siis toimus eelmine aasta. Me korraldasime Tööinspektsioonis põllumajandusettevõtetes sihtkontrolli ja täpselt siis maikuus ja miks me seda tegime, et tõsta töötajate ja tööandjate teadlikkust töökeskkonna ohtudes, ennetada tööõnnetusi ja aidata luua turvaline töökeskkond. Me jõudsime ära kontrollida 80 põllumajandusettevõtet üle Eesti ja kontrollisime siis neid ettevõtteid eelkõige, keda ei olnud lähiajal kontrollitud, kus on juhtunud tööõnnetus või kui tööandja ei olnud meile esitanud töökeskkonna riskianalüüsi. Tulemustest saame me rääkida seda, et ainult üks ettevõte 80 ettevõttest oli selline, kus ei tuvastatud mitte ühtegi puudust. 79 ettevõtet tuvastasime ja kogu puuduste arv oli 584. Sellest 373 oli sihtkontrolliga seonduvad puudused. Ma täpsustaks võib-olla siin, et see puuduste kogu arv sisaldab seda, et kui tööinspektorid märkasid ka mõnd teist puudust, mis ei olnud seotud sihtkontrolli teemaga, siis need puudused kajastusid ka protokollis. Ettekirjutustega kogu arv oli 187 ja ettekirjutusega ettevõtteid oli kokku siis 37 ja tehti ka 2 väärteomenetlust. Siia ma jõuangi nüüd põhimõtteliselt sihtkontrolli tähelepanekute juurde ehk puuduste juurde, mida me siis tuvastasime selle sihtkontrolli raames. Ma täpsustaks võib-olla seda ka, et need samad puudused, mis me tuvastasime tegelikult sihtkontrolli raames, tuvastavad tööinspektorid ka igapäevaselt oma järelevalvemenetlustes erinevates ettevõtetes. Et kui me räägime riskianalüüsis, siis juba on see, et ei ole korraldatud riskianalüüsi ja tegelikult ei teata ka, mis asi see riskianalüüs on. Et ka meile tulid paar küsimust ette, kus küsiti, et kui on riskianalüüs hävinenud, et mida siis peab tegema? Kui riskianalüüs on kunagi korraldatud, kas see on kaotsi läinud või see on hävinenud, siis tuleb see uuesti korraldada ja Tööinspektsioonile edastada. Lisaks veel sellele, et riskianalüüs ei ole korraldatud, tööinspektorid tuvastasid, et kui riskianalüüs on korraldatud, aga riskianalüüs ei sisalda tegevuskava või tegevuskava on puudulik. See tähendab seda, et kui meetmed on, kui ohutegurid on hinnatud, aga meetmed ei ole siis ette nähtud seal tegevuskavas või riskianalüüsis, siis see tähendab seda, et seal ei ole mingeid meetmeid, mida peaks tarvitusele võtma, kui on tuvastatud, et mõni ohutegur vajab maandamist. Kui puudulik tähendab seda, et kui meede on olemas, aga me ei näe seda, millal see meede siis rakendub või kes see jälgib seda, et kas see rakendub üldse. Ja kui see on ka rakendunud, siis kas see on täidetud. Et kindlasti peab tegevuskavas olema ka see, et see meede, kes siis jälgib seda, et see meede saaks rakendatud ja mis ajaks see saab tehtud. Ei vasta tegelikkusele tegevuskava ja riskianalüüs, see tähendab ka seda, et riskianalüüs on kunagi korraldatud, olukord on muutunud, töökeskkond on muutunud, on ilmunud uued ohutegurid, aga see ei kajastu seal riskianalüüsis või ei ole piisavalt riske hinnatud ka näiteks töövahendeid ja sellega seonduvaid riske, et siis on olukord muutunud ja seda riskianalüüsi tuleb taas muuta. Töökeskkonna esindajad
See tähendab seda, et puudub siis töökeskkonna spetsialist, tööandja ei ole kedagi määranud töötajate hulgast, kellel on need teadmised ja oskused, kes saaks seda ja oskaks seda töökeskkonna spetsialisti kohustusi täita. Tööandja ise ei täida neid kohustusi ja ei ole ka võtnud väljaspoolt olevat teenusepakkuja abi. Et selline inimene või siis volitatud inimene peab olema, kes seda tööd seal ettevõttes täidab, ehk siis tegeleb selle ohutusega. Ei ole valitud töökeskkonna volinikku. Töötervise tööohutusseadus eeldab seda, et kui on 10 rohkem töötajat, siis tööandja peab andma töötajatele võimaluse korraldada töötajate koosolek, et töötajad saaksid valida enda hulgas selle ühe nende esindaja, kas siis ühe või mitu, et töötajad siis valivad. Aga seda ei ole võimaldatud. Ja kui on töökeskkonna spetsialist määratud, töökeskkonna volinik valitud, peab tööandja ka Tööinspektsiooni siis teavitama. Kahjuks juhtub ka niiviisi, et tööandjaid ei ole meid teavitanud, kes on siis see töökeskkonna spetsialist, keda ta on volitanud neid kohustusi täitma ja töökeskkonna volinik, keda on siis valitud. Veel tööinspektorid siis tuvastasid, et juhendamise väljaõppe osas, et ei ole piisavalt juhendatud. Mis tähendab piisavalt? Kui tuleb töötaja tööle, tööandjal on kohustus korraldada talle juhendamine ja väljaõpe. Juhendamist ei piisa ainult sellest, kui töötajale on tutvustatud ühte ohutusjuhendit, on see siis üldine ohutusjuhend või on need töökorraldusreeglid, et tööandja peab täna nii piisavalt seda juhendama, see tähendab seda, et nii tehtava töö kui töövahendite ohutusnõuded, riskianalüüsi andmed, töötaja peab teadma, kes on ettevõttes töökeskkonna spetsialist, volinik, esmaabiandev töötaja, et kui juhtub see teatud olukord, kelle poole ta siis pöördub, ta peab seda teadma. Samamoodi, kui on juhtunud õnnetus, ta peab teadma, kuidas selle õnnetuse käigus siis käituda või mingit selline mitte tavapärane olukord, et see ongi nüüd see koht, kus tööandjad tegelikult peab piisavalt ära juhendama, kui ta on piisavalt juhendanud, siis ta peab ka korraldama selle ohutute töövõtete omandamiseks väljaõppe. See tähendab seda, et praktiline väljaõppe, et kui me oleme, tööandja on teda juhendanud teoorialt, ehk siis töötaja on tutvunud kõik need ohutusjuhendid ära, need ohutusnõuded, siis ta lähebki sinna töökeskkonda ja töökeskkonnas siis vanem kolleeg või mentor õpetab seda töötajat siis nüüd seal töökohal ka välja, tutvustab talle neid töövahendeid, kuidas tuleb kasutada, millised on õiged töövõtted, isikukaitsevahendite väljaõpe, ohumärguannete väljaõpe, et ta teab, mida üks või teine märk ka tähendab, et kui tal on märk, et kohustus kanda isikukaitsevahendit, siis ta teab, mis see märk on. Et lihtsalt seda kuhugi kleepida mingit märki, kui töötajad ei tea, mis selle tähendus on või näiteks kanna kuulmiskaitsevahendeid või et ma olen ohualal, siis kui nad ei tea seda, et tal ei ole seda seletatud või räägitud, siis see ei ole piisavalt. Ja tuvastasime veel seda, et võib-olla on juhendamine tehtud, on ka korralik väljaõppe tehtud, aga need andmed ei ole registreeritud. Kui tööandja teeb töötajaga juhendamise ja korraldab talle töökohal väljaõppe, siis tal tuleb see ka registreerida ja oluline on kuupäev, sisu ja allkirjad. Töötajad peavad ka kinnitama, et ma olen selle juhendamise väljaõppe saanud. Isikukaitsevahendid, tööriided. Tööandja ei ole väljastanud töötajatele siis ei isikukaitsevahendid ega tööriideid või töötajad ei kasuta. Miks nad ei kasuta? Ebamugav, raske ja siis nad leiavad, et kuna on ebamugav ja raske ja segab või mu jala suurus on selline või mul on vill, siis ja kui tööandja ei kontrolli ka seda, kas nad kasutavad ja kannavad, siis paraku töötajad lähevad seda kerget teed pidi, et nad ei kasuta neid, mis ei ole muidugi õige. Tööandja kohustus on kontrollida, kui ma väljastan, siis tööandja kohustus on kontrollida. Kindlasti veel isikukaitsevahendite väljastamisel, kui on kemikaalide kokkupuude, tuvastasime seda, et võib-olla on
need kindad või isikukaitsevahendid väljastatud, aga ei pruugi need olla õiged, ehk siis ei ole arvestatud ohtliku kemikaali ohutuskaardi andmetelt neid andmeid, milliseid isikukaitsevahendeid tuleb väljastada. On väljastatud siis kindad, aga õige on vaadata kemikaali ohutuskaart ja ohutuskaardilt te saate need andmed kätte, milliseid isikukaitsevahendeid kasutada, et te saaksite õige kaitseomadusega. Esmaabi, määramata esmaabi andja, see tähendab seda, et tööandja ei ole määranud ühtegi töötajat esmaabi andvaks töötajaks. Ja kuskilt keegi ei tea ka, kuhu pöörduda ja kuidas see mure on lahendatud, et kui midagi juhtub, siis ilmselgelt täna töötaja helistab 112, sest ta ei tea, kelle poole pöörduda, aga tegelikult tööandja peab ja kohustus ongi määrata ja siis töötajatele ka teavitada, kes see esmaabi andev töötaja on. Kui esmaabi andja on määratud, siis esmaabi andev töötaja tuleb tööandjal määramisest 1 kuu jooksul koolitada. Kui ta on nüüd selle esmase koolituse esmaabi andva töötaja saanud, siis tuleb tööandjal korraldada täiendkoolitus iga 3 aasta järel. Me näeme seda, et see täiendkoolitus võib-olla isegi ükskord ka tehakse ja siis jääb see natukene suurem auk sisse, läheb seal 4 aastat, 5 aastat möödas või kui tööinspektor tuleb ja siis ta tuvastab ja siis nad märkavad ise ka, et ahah, nii kiiresti on aeg läinud, et jah, esmane koolitus siis määramisest 1 kuu jooksul tuleb korraldada ja täiendkoolitus tuleb korraldada iga 3 aasta järel. Kindlasti tuleb tagada ka esmaabivahendid ja tagage need esmaabivahendid selliselt, et oleks piisavalt. Et kui neid ei ole ja soovib erineva suuruses plaastrit töötaja või sidet, seda ei ole, siis see ei ole mõeldav. Puuduvad nähtaval kohal esmaabi andmise juhised. Nähtaval kohal peavad olema ka juhised, et kui juhtubki see olukord, et esmaabi andev töötaja on kaugel, siis need juhised on olemas nähtaval kohal, ta saab ka sealt need esmased juhised kätte. Hädaabinumber 112 ja esmaabi andja nimi ja telefoninumber. Tervisekontroll. Tööle asumisest arvates ei ole siis korraldatud tervisekontrolli, tööle asumisel 4 kuu jooksul ja ka korduv tervisekontroll on jäänud korraldamata. Et töökeskkonna riskianalüüs on tervisekontrolli aluseks, kui töökeskkonnas esinevad ohutegurid, siis võivad töötajad kahjustada ja kui sealt nüüd tuleb välja, siis et minu töökeskkonnas esinevadki sellised ohutegurid, mis kahjustavad minu töötajate tervist, siis tuleb töötajatele korraldada tervisekontroll esimese 4 kuu jooksul. Kui me räägime öötööst, siis see tähendab seda, et tuleb juba enne tööle alustamist korraldada töötajale tervisekontroll. Töö- ja puhkeaeg. Tuvastasime ka seda siis, et töötaja ei saa tööpäeva sees puhkepausi ennestamiseks ja puhkamiseks pärast 6-tunnist töötamist vähemalt 30 minutit. Või ka kui ta sai see 30 minutit, siis ta ei kasuta seda 30 minutit. Et siin tuleks ka ikkagi toonitada, et see puhkepaus on töötajatel ikkagi selleks, et see aja maha võtmiseks, et see tervis saaks natukene taastuda sellest tööst, mis ma olen siis siiamaani teinud. Tuvastasime ka töö- ja puhkeaja nõuete eiramist, see tähendab seda, et töötatakse rohkem, kui seadus ette lubab. Keemilised ohutegurites me tuvastasime siis puuduvad ohtlikud kemikaalid, ohutuskaardid ja kemikaalipakendid märgistused. Iga kemikaal, mida te soetate maaletoojalt või koostööpartnerilt ja seal peal on ohtliku kemikaali märgistus pakendil, siis küsige ka oma koostööpartneril ohutuskaart kaasa. Kui te pakendate kemikaali ümber teise pakendisse, siis see teine pakend, kuhu te selle ümber valate, siis ka see teine pakend peab olema samamoodi märgistatud nagu see originaalpakend. Et vältida seda olukorda, et kui tuleb asendaja või põhitöötaja jääb haigeks,
siis kui see asendaja nüüd hakkab seda kemikaali seal, ta hakkab kokkupuude on tal selle kemikaaliga ja ta võtab selle märgistamata pudelit ja ei tea ka juht, mis see on, siis jah, et asjad oleks kindlad, on kõik pakendid võivad olema märgistatud. Jõudsin siis peamiste ohutegurite ja ennetuste juurde ja esimesed siis peamised ohutegurid siis füüsikaliste ohutegurite osas on müra. Ja müra on siis töötaja tervist kahjustav heli, mis võib kahjustada inimese kuulmist. Kui müratase on 85 detsibelli või kõrgem, on kuulmiskaitsevahendi kasutamine kohustuslik. Kuidas te siis saate seda müra ennetada, on kindlasti see, et kui vähegi võimalik, siis kavandada töö selliselt, et müraga puutus kokku võimalikult vähe töötajaid, kokkupuude aeg võimalikult lühike, tagada töötajatele sobivad kuulmiskaitsevahendid, näiteks siis kõrvaklapid ja kõrvatropid. Kui te ka need tagate, siis jälgige, et neid ka kasutatakse. Ja kindlasti, mis puudutab siis selle kõrvatroppide väljastamist, see on ka nüüd see väljaõppe osa, et kui te väljastate kõrvatropid, siis ärge lihtsalt andke töötajale üle need kõrvatropid, vaid sellele eelneb ikkagi see väljaõpe, et töötaja oskaks need õigesti sinna kõrva panna. Vastasel juhul ta ei kaitse piisavalt. Rakendada müra isoleerimist ja summutamist, see tähendab siis on teatud materjalid olemas, mille abil on võimalik seda müra summutada. Kindlasti korraldage tervisekontroll, tagage piisavalt puhkepause ja koolitage oma töötajaid. Vibratsioon on siis tahke keha mehaaniline võnkumine ja on soovitav kindlasti, kui on vibratsiooniga kokkupuude, teha pause ja igasuguseid harjutusi, mis siis lõdvestaks seda keha või kätt. Vibratsiooni mõju vähendavad vahendid on samamoodi olemas, nagu näiteks vibratsiooni summutavad käepidemed ja olemas ka kindad ja ma tõin ka siia ühe pildi, kus on näha nüüd need vibratsioonikindad. Kindlasti, nagu ma enne mainisin juba, siis käte heaolu tagamiseks on mõistlik ja kasulik teha massaaži ja võimlemisharjutusi ja lõdvestada. Kindlasti töövahendite tööriistade hooldus. Me näeme ka seda, et need käsitööriistad ja muud sellised, need ei jõua ka sinna hooldusesse või neid ei vaadata nagu üle. Et igasugune tööriist, mida töökeskkonnas kasutatakse, tuleb üle vaadata. Ja kui ta vajab hooldust ja tal on ka tootjapoolne kasutusjuhend näeb ette hooldust, siis see tuleb korraldada. Õige tööriista või detaili haaramine. Siin ma tooks selle, et kui seda töövahendit nüüd hoida kätega, siis ei ole mõistlik suruda käsi väga tugevasti sealt haardest, vaid ikkagi niiviisi, et seda tööriista töötaja talitseks. Et kui väga kõvasti pigistada nagu muusipurki avada, siis sellega juba tehaksegi endale liiga. Tervisekontrolli korraldamine kindlasti ja ka piisavad puhkepausid. Sisekliima osas siis on temperatuur, õhu liikumise kiirus, õhuniiskus, töökoha sisekliima peab siis olema tööülesannete täitmiseks sobiv nii suvel kui ka talvel. Ja mis te saate siis selleks teha? Te saate selleks teha, et tagada siseruumides töötamisel töökoha temperatuur selline, et töötaja tunneks end mugavalt. Vältida kindlasti tuuletõmbust, et siis samaaegselt uste ja akende avamine soodustab seda tuuletõmbust. Kui tõesti on vaja, siis paigaldada kas või uste külgedele spetsiaalsed õhukardinad, mis siis seda tuuletõmbust natukenegi väldib. Väljastele töötajatele vastavalt siis töökeskkonna temperatuurile sobiv riietus. Ehk siis kui mul on külm või kui meil on õues talv, siis on ikkagi vastavad ilmastikuoluriided, talveriided. Ja kui on natukene soojem, siis on ka juba õhemad riided.
et kui suvel ikkagi ollakse väljas, siis ka oluline on ju see peakate, et päike liiga ei teeks. Väljastada siis, nagu ma ütlesin, siis töötajale vastavad riided, kasutada kindlasti sõidukeid, mille juhi kabiinis on kliimaseade, kui on võimalus, vähendada niiskust ja vältida märgade põranda tekkimist. Siseruumides kaitsta töötajad otsese päikesevalguse eest ruloode või peegelkile kasutamise akendel. Piirata kuumuse viibimise aega või siis pikendada jahedast taastumise kestvust. Ehk siis näiteks on mõne jahedam ruum, puhkeruum, kus siis saab töötaja seda mõnusalt olla, kui tõesti väljas on kuum. Piisavalt võimaldada siis puhkepause ja korraldada töö nii, et töötaja oleks kaitstud ka välitingimuste eest. Pean siis silmas siin tuul, niiskus, vihm, lumi ja erinevad temperatuurid, et sellega tuleb kõigega arvestada. Kohandada tööaega, et vältida kõrge temperatuuri ja UV kiirgusega päevade või aastaaegade kokkupuudet, planeerida füüsiliselt raske töö jahedamale ajale, näiteks siis varahommik või õhtune aeg, vähendada füüsiliselt rasket tööd ja tagada piisav koguses joogivett. Kui see joogivesi on ka kuumal ajal natukene jahedam, siis see on ka väga teretulnud. Peamised ohutegurid siis kukkumise suhtes ja masinate suhtes. Kukkumine on siis kukkuda või libastuda või komistada. Kindlasti riskianalüüsis hinnata ka riskid ära. Võrgustis töötamises tagada turvavarustus, kontrollitud ja hooldatud töövahendid, tõstevahend tähendab libeduse ja ebatasasuse vältimine. See tähendab seda, et kui mul on kivimid või augud, siis kindlasti seda tähele panna. Pindade puhastamine, töökohtade korrashoid, puhtad liikumisteed, piisav töökohtade valgustus, koolitamine ja katmata avasused, eriti siis levinud näiteks lautades või lautade ümbruses. Masinate puhul siis on liikuvad või teravad osad. Kindlasti järgida masina kasutusjuhendeid ja turvanõudeid. Ohutusjuhendi koostamisel arvestada siis tootjapoolset kasutusjuhendit ja töötajatele ka tutvustada neid. Et ei piisa mõnikord ka ainult sellest tootjapoolse kasutusjuhendist, et kui see tootjapoolne kasutusjuhend on 30 pluss lehte ja te annate selle töötajale lugeda, siis seal on väga palju sellist infot, mis ei ole tema jaoks oluline. Ja siis juhtub see, et töötaja ei loe seda tähelepanelikult. Aga kui te olete koostanud selle ohutusjuhendi tootjapoolse kasutusjuhendi alusel selliselt, et see ohutuse pool kajastub seal ohutusjuhendis, see on lühike, lööv, arusaadav, siis ja kõik oluline on seal ohutusjuhendis kirjas, siis ta loeb seda ka tähelepanelikult. Kindlasti tuleb töövahendid kontrollida, töövahendite hoolduse korraldamine. Näeme ka seda, et juhtub ka seda, et hooldus lähebki üle või siis läheb nii palju üle, et aastaid läheb mööda. Et kui on ikka tootja kasutusjuhend ette näinud teatud intervalli tagant või mingi kuude tagant selle hoolduse või aastas korra, siis see tuleb korraldada. Hoolduse ja kontrolli tulemuste kirjalik registreerimine ja säilitamine. Et kui te siis korraldate selle hoolduse, siis palun need tulemused tuleb ka kindlasti registreerida ja säilitada. Isikukaitsevahendite väljastamine, kasutamine. Ja siin siis, nagu ma eelnevalt juba ütlesin, et kui te midagi väljastate, siis kindlasti tuleb ka kontrollida, et nad neid kasutavad. Ohumärguannete tundmine, ohumärkide ja hoiatussignaalide kasutamine, tööpiirkonna korrashoid, koolitamine ja ette nähtud kaitsepiirete kasutamine, näiteks siis kartaanide, kaitsepiirted, erinevate masinate kett ja rihmi ülekanded. Me nägime oma sihtkontrollis ka,
olid siis kaitsekatteta, mida on lausa puudu. Et seda ikkagi jälgige, et need oleks seal peal ja toonitaks ka töötajale, et kui tõesti on nüüd seal, kas ei ole või on maha võetud, seda ei tohi maha võtta, et siis tööandjale teada anda või töökeskkonna spetsialistile ja vastavalt sellele saaks juba selle olukorra koheselt kiiresti ohutumaks muuta. Keemilised ohutegurid siis on ained või segud, mis võivad põhjustada ohtu inimeste tervisele, keskkonnale, võimalikult ohutute kemikaalide kasutamine siis, kui vähegi saate, õige kemikaali valik ja kasutamine, õige ladustamine ja hoiustamine, tolmu vähendamine, piirata kokkupuudet siis tolmuga, töökoha puhtus on oluline ja korrashoid, töövõimed, töömeetodid ehk siis ohutud töövõtted, õigete isikukaitsevahendite kasutamine, juhendamine, tagada töötajatele esmaabivahendid, märgistus, ohtlikud kemikaali ohutuskaardid, ohumärguannete tundmine, ventilatsioon ja tervisekontroll. Bioloogilised ohutegurid on siis mikroorganismid, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust ja siin ka siis tolmu ja aerosooli vähendamine, hoiduda siis kontaktis nakatunud loomade või saastunud seadmega, ohutumad taimekasvameetodid, õigete isikukaitsevahendite kasutamine, juhendamine ja koolitamine, ventilatsioon, tervisekontroll, vaktsineerimine siis tööandja poolt tagatud sellele, et töötaja saaks vaktsineerida. Ja veel füsioloogilised ohutegurid ja psühholoogilised ohutegurid. Ma näen, et minu aeg hakkab läbi saama, et ma enam seda ette teile siin ei loeks, te saate sellega tutvuda. Et ma liiguks edasi järgmise slaidi juurde, kus toon ka paar pilti, mida ma enne siinpool puudutasin, need katmata avad, et kui te näete, et teil ka on kuskil, kus on võimalik komistada või kukkuda ja selle tagajärjel võib midagi juhtuda, siis need lahtised avad tuleb kõik kinni katta ja kui on ka läinud katki, siis tuleb need ikkagi uuesti ära parandada. Siin siis põhimõtteliselt, nagu ma rääkisin sellest kartaanist, on näha, et kus enne ja pärast, ehk siis algul oli puudu, pärast oli ilusti kartaanikaitse peal. Siin paremal pool on pilt, kus on siis ära märgistatud kukkumisohtlikud kohad, nii kukkumismärgiga või ohuribaga. Ja toon ka või kiirelt puudutan ka paar küsimust, mis meile enne koolituse algust tuli. Ehk siis tuli ka küsimus, et nagu ma juba enne ka ütlesin, kui on hävinenud või on vananenud, et siis tuleb see uuesti korraldada ja meile saata. Tuli ka küsimus, et pole elektroonilise keskkonnaga kokku puutunud, et kas selle kohta saaks mingit siis infot või koolitust. Ma panin siia lingi, et kui te siia alumisele lingile vajutate, siis see viib kohe sinna sellele koolitusele või infotunnile, kus siis saate viia ennast kurssi nende võimalustega, mis siis Tööinspektsiooni iseteenindus pakub. Tuli veel küsimus selle kohta, mis põllumajandusettevõtte toetusi puudutab järgmine aasta. Et siin ma paluksin Priiaga ühendust võtta, kuna Priia on selle projekti eestvedaja ja tööinspektoritel alles on tulemas selle raames koolitus, kus me saame täpsemaid juhiseid. Ja siin samamoodi küsiti, et milliseid dokumente on vaja, et siis olla kõigega kursis ja panin ka täpselt siia lingi, et tööelus tegelikult on väga ilusti olemas, kui millest alustada. Ja kui te sealt kõik nüüd ilusti edasi liigute, siis tegelikult te saate ennast kurssi viia sellega, mis siis on tehtud ja mis ei ole tehtud. Ja meie riskianalüüs moodul tegelikult, kui te hakkate soovite seda lahendust leida, et te kasutate Tööinspektsiooni riskianalüüsi mooduli korraldamist riskianalüüsi näol, siis ka seal tegelikult viib teid
kõigega kurssi, mis on tehtud ja mis ei ole tehtud ja kas siis on teie poolt tehtud? Siin küsiti ka selles osas, et mis intervalliga pean ma dokumente siis, kas on mingisugune kord olemas, aga tegelikult tõin ma siia nüüd välja ka, et selle korra ikkagi ju määrab ka tööandja. Kui me räägime juhendamisest, siis juhendamise osas enne tööle alustamist tuleb töötajad juhendada ja välja õpetada, see tuleb kirjalikult registreerida. Kui on midagi suurt olulist muutunud või on töökeskkonnas mõni seade, masin muutunud või ma ütleks, et ohutusjuhend on vananenud, siis on seda mõistlik üle vaadata, kas see vastab sellele, mis mul täna see olukord on ja siis see kinnituskuupäev või siis see muutuse number sinna panna kirjasti kirja ja töötajaid ka juhendada selle uue ohutusjuhendiga ja see ka kajastada seal registreerimise lehel. Tuli veel küsimus, et missugune on töötajate arv siis, mille puhul tuleb määrata siis vastutav isik. Vastutav isik tuleb siis määrata igas ettevõttes, ehk see on töökeskkonna spetsialist näiteks ja erandiks on, kui tööandja ise on ettevõtte ainus töölepingulane töötaja, sellisel juhul ei ole töökeskkonna spetsialisti määramine kohustuslik. Nagu ma ütlesin ka enne, töökeskkonna voliniku puhul eeldatakse siis 10 rohkem töötajad, siis tuleb tööandjal korraldada see töötajate koosolek, et töötajad saaksid valida töökeskkonna voliniku. Minu poolt kõik, aitäh teile! Aitäh, Pille! Meil on tulnud ka paar küsimust, et ma kiiresti võtaksid vähemalt 2 ja ühele saame vastuse kolmandas ettekandes. Esimene siis kõlab niimoodi, et kas tervisekontroll tuleb teha kõigile töötajatele, nii pensionäridele kui ka poole kohaga töötajatele? Nagu ma enne ka ütlesin, siis töökeskkonna riskianalüüs on aluseks. Kui töökeskkonna riskianalüüsil te hindate need ohutegurid ära ja sealt tulevad need ohud, millega töötajad kokku puutuvad, siis jah, nii pensionärid kui poole kohaga töötajate tuleb korraldada tervisekontroll. Väga hea. Ja siis on selline küsimus, kas taimekaitse prits on pakend? Hea küsimus. Hea küsimus, jah. Kas keegi oskab mulle sealt kaasa pakend? Kui tal on pakendimärgistus pealt, siis see on töövahend, mitte pakend. Ma ütleks nii. Ma ütleks samamoodi. Ja see, mis puudutab nüüd riskianalüüsi esitamist ja kuidas seda teha, siis sellest räägib Piret hiljem ja selle küsimuse juurde tuleksime siis tagasi. Aitäh, Pille! Nüüd võid jagamise lõpetada ja nüüd me annaksin sõna Küllikesele, kes siis räägib tööõnnetustest põllumajandussektoris. Mina olen Küllike Kuusik, vanem tööinspektor. Uurin igapäevaselt tööõnnetusi ja kutsehaiguseid. Igapäevaselt küll ei uuri, aga tegelen tööõnnetuste ja kutsehaigestumistega. Et nagu me siin eelmises ettekandeski kuulsime, on põllumajandussektor üks suhteliselt ohtlik tegevusvaldkond ja seda näitab ka, ütleme, statistika. Ehk siis 2023. aastal oli põllumajandussektoris 1000 töötaja kohta, põllumajandussektor oli 1000 töötaja kohta tööõnnetuste arvult 3. kohal. Teda edestasid ainult siis puidu ja toiduainete tööstus. Nii, kõigepealt, mis on üldse tööõnnetus? Tööõnnetuse definitsiooni annab töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahv 22 lõige 1, mis ütleb, et tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka allataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Ja tööõnnetusena ei käsitleta tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. Nii, mida see siis tähendab? See tähendab seda, et õnnetusjuhtumi lugemisel tööõnnetuseks tuleb kõigepealt hinnata, kas töötajal esines tervisekahjustus. Tervisekahjustuse diagnoosib
kas siis perearst või siis erakorralise meditsiini osakonna arst. Ühesõnaga inimene, kellel on vastav pädevus. Kas tervisekahjustus on saadud tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl? Seda siis tuleb hinnata siis tööandjal tööõnnetuse uurimise käigus. Samuti hindab tööandja siis ka seda, kas tervisekahjustuse ja töötaja töö või töökeskkonna vahel on olemas põhjuslik seos. Nii, tööõnnetuste uurimine nüüd tööandja poolt. Määrus ja seadus näeb ette, et tööandja uurib kõiki tööõnnetusi. Et tihti tööandjate jaoks on see sõna uurimine, tekitab natukene nagu sellist ebakindlust või sellist arusaamatust, et mis mõttes ma uurin. Et pigem on see siis, ütleme, tööandja selgitab välja tööõnnetuse asjaolud. Ja tööõnnetuse asjaolud, kui ta on need välja selgitanud, siis ta koostab ja esitab Tööinspektsioonile raporti, kui ta uurimise tulemusel jõuab järeldusele, et tegu on tööõnnetusega. Ja kui ta jõuab järeldusele, et tegu ei ole tööõnnetusega, siis ta koostab ja esitab Tööinspektsioonile akti. Selleks, et seda raportit või akti esitada, tööandja siis logib sisse oma kontole Tööinspektsiooni iseteeninduses ja valib sealt siis tööandja uurimise alt, et esita raport või esita akt. Nii. Tööõnnetuse uurimise peaeesmärgiks või siis ütleme siis tööõnnetuse asjaolude selgitamise peamine eesmärk on välja selgitada tööõnnetuse õiged asjaolud ja põhjused. Ehk siis see on eriti tähtis sellepärast, et vastasel juhul ei saa tööandja ju rakendada õigeid abinõusid samalaadsete juhtumite vältimiseks. Just nimelt see, et tööandja jääks asjaolude selgitamisel enda vastu ausaks ja leiaks välja ja jõuaks nende õigete põhjusteni, see on väga tähtis. Just selleks, et samalaadseid juhtumeid vältida. Nii, nüüd ongi siin siis need põhjused ja põhjused, mida tööandjad on leidnud oma uurimise käigus ja nad on pannud raportitele need. Muud põhjused on, vaadake, väga suures osas on tööandjad leidnud, et tööõnnetused toimuvad mingitel muudel põhjustel. Nad siis ilmselt ka laiendavad seda oma arvamust, kas siis näiteks töötaja libastus või mida iganes, aga siiski väga palju on muid põhjuseid. Nii väga palju leiab ka tööandja, et tööõnnetus juhtus töötaja enda tööohutusnõuete rikkumise tõttu, mis samamoodi, ma ei ütle, et see vale oleks, aga kui tööandja sellisele tulemusele jõuab, siis peaks olema tal ka kindlus, et need tööohutusnõuded, mida ta nüüd väidetavalt see töötaja rikkus, et need on ka tegelikult tööandjal olemas, neid on töötajale tutvustatud, töötaja on andnud oma allkirja, töötaja on nendest ka aru saanud. Siis on isikukaitsevahendite mittekasutamine, tööohutusnõuete rikkumine teise töötaja poolt, puudulik väljaõpe ja juhendamine samamoodi. Ja üleväsimus ja sellised asjad. Töövahendi mittevastavus tööohutusnõuetele on siiski, tööandja on leidnud seda suhteliselt vähe. Et nagu muud põhjused, näete, mis nagu eriti torkavad silma, et tööandjad leiavad, et need on mingid muud põhjused, aga kui sa nagu ei laienda seda, et mis see muu põhjus on, siis tegelikult ei oska ju ka tööandja leida ja rakendada meetmeid, et selliseid muid põhjusi enam ei juhtuks. Nii, nüüd siis, kui uurijad analüüsivad tööandjate raporteid ja neid tööõnnetuste põhjuseid,
siis leiavad nad tegelikult, ütleme, need olulised põhjused, miks juhtusid tööõnnetused. Need on, siin on välja toodud 2023 ja 2024 olulised põhjused. Põllumajanduses oli oluliseks inimeste kukkumine, libastumine, komistamine samal tasapinnal. 23% näete, olid need põhilised. See 2024 on nüüd 9 kuud. Nii, kallaletung, rünnak looma poolt ja kontrolli kaotamine looma üle, kui need 2 tükki kokku panna, siis selge see, et need on nagu põhilised, mis põllumajanduses nii-öelda prevaleerivad. Kontrolli kaotamine kantava, laaditava eseme üle, kannatanu vale asukoht, käsitööriista või töödeldava materjali üle, samuti näete kõrgelt kukkumine madalamale tasapinnale. Samamoodi siiski on välja toodud. Aga jah, põhiline ikkagi inimeste kukkumine, komistamine, kallaletung ja looma poolt ja kontrolli kaotamine looma üle, mis on nagu põhilised tööõnnetuste põhjused. Nii, nüüd siis need ennetusmeetmed, mida selliste tööõnnetuste puhul nüüd siis rakendada võiks, on libisemiskindla tallaga turvajalanõud ja samuti hoida põrandad puhtad ja liikumisteed samuti puhtad, et liikumisteedel ei oleks ladustatud midagi, et liikumisteed ei oleks aukudega, et nad ei oleks libedad. On väga tähtis on töötajate juhendamine ja juhendamine just sellest, et olgu, et see loom käitub tõesti ettearvamatult, aga inimene peaks seda siiski suutma nii-öelda ette arvata ja ette ennustada looma ettearvamatut käitumist. Ehk siis tööandja peaks rakendama selliseid meetmeid, et töötajad ei ajaks neid loomi näiteks üksinda, et oleks mingid abivahendid loomade ajamiseks ja et ei juhtuks selliseid asju, et töötajad peavad nagu üksi seal olema selle ettearvamatu käitumisega loomade seas. Niisamuti, et siis näiteks kui on vaja raskusi tõsta, et inimene teaks, kuidas ta peab enda keha hoidma, kuidas ta peab seda tõstma ja kui on raske, et ta kutsuks kellegi appi, et ta üksi ei teeks seda. Nii, kuidas siis ajutisel kõrgtööl töötamisel, kuidas kasutada redelit ja samuti näiteks vajadusel ka kiivri kandmine on väga tähtis. Tähtis on ka, et see, et töötaja ise tunnetaks ohtu, töötaja enda ohutunne ja ta võib ka loobuda, töötaja võib loobuda tööst, kui ta näeb, et see töö kujutab nii tema elule kui ka tervisele ohtu. Et see õigus on tal ka töötervishoiu ja ohutuse seaduse alusel nii-öelda olemas. Üks küsimus tuli, vastan selle kohe ära, ehk siis tuli küsimus renditööjõu kohta, et kuidas nende tööõnnetustega tuleb ümber käia, teavitada ettevõtet, kelle all nad töötavad ja läbi nende anda seletused või muud sellist või teeb seda kasutaja ettevõte. Nii, tsiteerin nüüd jälle töötervishoiu ja ohutuse seadust, paragrahv 12 lõige 1 ütleb siis niimoodi, et tööandja tagab töötervishoiu ja ohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras, kui tööülesandeid täidetakse renditööna, tagab kasutaja ettevõtja töötervishoiu ja ohutuse nõuete täitmise kasutaja ettevõtja juures. Ehk siis siin on otseselt ära öeldud, et kui tööõnnetus toimub kasutaja ettevõtja juures, siis loomulikult töökeskkond, töövahend, kõik need teadmised ja kõik see on kasutaja ettevõttel ju. Tema peab siis viima läbi ka tööõnnetuse uurimise, et see rendileandja ju tegelikult ei saagi seda teha, sest tema ju ei teagi, mis seal töökeskkonnas on toimunud ja reeglina on tema rendileandja oma töötajaid ju jaganud välja erinevatesse ettevõtetesse, erineva tegevusvaldkonnaga ettevõtetesse, mis muidugi ei tähenda ja ei välista seda, et kasutaja ettevõte ja rendileandja sõlmivad omavahel mingeid lisakokkuleppeid, kuidas seda uurimist läbi viia, kes mida infot jagab, kes esitab raporti, see on kõik juba nende omavahelistes lepingutes kirjas, aga seaduse kohaselt jah, tuleb kasutaja ettevõtjal viia ise läbi tööõnnetuse uurimine, sest tema juures on töökeskkond
ja tema juures see ka toimus. Nii, nüüd räägin siis ühest tööõnnetusest, mis juhtus teraviljapunker Kuivatis. Et töötaja tavapärane töö oligi siis tegelikult selle punkerkuivati töö jälgimine ja kuivatatava vilja niiskusproovide võtmine. Töötaja pidi seda niiskusproovi võtma 4 korda päevas, minema sealt trepist ülesse, seal on see luuk, see punase ringiga, mis on seal näidatud, minema sealt luugist sisse, laskuma redelit mööda alla viljani ja võtma sealt siis viljaproovi. Alati enne, kui ta sinna läks, ta lülitas peakilbist need segamistigud välja, mis seda teraviljapunkris seda vilja segasid, et vili kuivaks. Seekord olid need teod kuidagi kinni jäänud. Nad olid kuidagi paigast ära nihkunud ja kinni jäänud. Ja töötaja nägi, et ühesõnaga, et need segamistigud ei liigu seal, aga ta ei läinud ka seda välja lülitama, vaid et oleks nagu vooluringi välja lülitanud, vaid ta läks sinna sellesse punkrisse sisse ja hakkas seda segamistigu hakkas nagu tagasi oma pessa ajama või nihutama, et ta saaks jällegi ilusasti oma kohale tagasi. Aga kui ta seda oli teinud, siis sai vooluring jällegi ühenduse, taastus ja see segamistigu, see on selline spiraal, haaras siis töötaja pluusivarruka kinni, töötaja sai raskeid vigastusi seal, ta sai ise sealt välja, aga ta ei mäleta, kuidas ta sealt välja sai, ta ronis sealt välja kuidagi. Nii, nüüd on need rikkumised, ongi nüüd see, et töötaja ei lülitanud enne seda peakilbist seda segajat välja, kui ta sinna ülesse tünni läks. Teiseks oli ka tegelikult kasutusjuhendis kirjas ja ohutusjuhendis, et kunagi ei siseneta sinna sellisesse viljatunni üksi. Alati, kui sinna keegi jääb, alati peab jääma teine inimene välja, kes julgestab, kutsub vajadusel abi ja jälgib seda. Ja samuti puudus sellel tünni luugil blokeerlüliti. Ehk siis, kui oleks töötaja selle luugi avanud, siis oleks pidanud see tegelikult need segamise teod juba ise seisma jääma. Ja ei olekski juhtunud seda tööõnnetust. Et siis selline tööõnnetus juhtus. Nii, nüüd on siis kukkumine kõrgemalt. Kukkumine redelilt. Töötajal oli vaja minna pumpla, seal on selline pumpla, millel oli lagi peal ja töötajal oli vaja minna sinna millegipärast lõigata sinna üks ava sisse. Selleks kasutas ta siis sellist kokkupandavat alumiiniumredelit. Ta asetas selle redeli liiga püstisesse asendisse ja ta ei kinnitanud ka seda redelit kuidagi täpsemalt, ei fikseerinud. Vahel on ka niimoodi, et mõni teine inimene võib sealt alt seda natukene toetada. Ja töötaja siis ronis sinna ülesse ja kukkus 3 meetri kõrguselt, sai samamoodi väga raskeid peavigastusi. Samuti uurimise käigus selgus, et redelil olid libisemist takistavad otsad, mis samamoodi ei taganud siis piisavat seda libisemiskindlust. Et oli ka see. Mis ma veel tahan öelda? Tööandjad, kui nad logivad meie iseteenindusse, siis nad seal tööõnnetuse juurest näevad, et seal on vestlusaken. Väga paljud tööandjad kasutavad seda vestlusakent. See vestlusaken on hea nii-öelda suhtlemise viis
selle inspektoriga, kes vastutab selle juhtumi eest, selle uurijaga, kes selle tööõnnetuse juhtumise eest vastutab. Ja samuti, kui tekib kas või mingi küsimus ja kahtlus, siis on mõistlikum näiteks kas siis kirjutada sinna või otsida välja selle uurija või inspektori number, telefoninumber, helistada ja küsida. Et alati me vastame nendele küsimustele ja lihtsam on neid asju ennetada, kui pärast hakata neid parandama, mis on valesti läinud. Seda, ütleme, tööõnnetused on olnud iseteeninduses nüüd 2 aastat. Ja kui alguses oli natukene nagu hirm, et kuidas tööandjad selle vastu võtavad, et kuidas tööandjad hakkavad neid raporteid või akte seal esitama. Ja alguses me ikkagi ka tegelikult saatsime neid Exceli vorme veel, et tehke või kas või sinna peale, küll me ise kanname sisse. Siis ma pean ütlema, et viimasel ajal on ikka väga hästi on tööandjad leidnud üles selle meie iseteeninduse, oskavad kõik seal esitada raporteid, oskavad seal tegutseda, täidavad kõik väljad ära, kui tekib mingisugune takistus, kas siis on mingisugune tehniline asi või mida iganes, siis nad alati küsivad, aitame neid. Aga üldiselt tundub, et ma ei tea, kas see meie iseteenindus on saanud nii hea või on meie tööandjad nii digiteadlikud, aga tundub, et see asi toimib väga hästi. Et iseteenindus on väga hästi vastu võetud ja ka tööõnnetuste puhul just nimelt. Ja ei olegi nagu rohkem. Et kui on küsimusi, siis olen valmis vastama. Aitäh, Küllike. Aitäh. 2 küsimust. Esiteks, kes saadab renditöötaja tervishoiuarsti juurde? Nagu ma enne ka ütlesin, et rendileandja firma ja kasutaja firma võivad omavahel kokku leppida milles iganes. Nemad teevad omavahel lepingu, võlaõigusliku lepingu. Nad võivad kirjutada sinna sisse kummagi poole kohustusi, õigusi ja see, milles nemad on kokku leppinud, siis seda nad peavadki täitma. Nad võivad kirjutada sinna näiteks, et kasutajaettevõte saadab, nad võivad kirjutada ka sinna, et rendiettevõte saadab. Vahet ei ole. Nii nagu on kokku lepitud. Just. Ja teine küsimus on, et kuidas määrata esmaabi andja, kui ei ole keskkonnas püsivalt kohal inimest? Aga kellele ta siis seda esmaabi annab, kui püsivalt kohal ei ole inimest? Ma ei saagi aru praegu, millist inimest, kes seal töötajad, kui seal töötajat ei ole, kellele ta siis esmaabi annab või mida ta mõtles? Mida te mõtlesite? Millist inimest ei ole? Rohkem pole Lihtsalt töötajad vahelduvad on kommenteeritud. Et seda inimest, kes esmaabi andjaks on määratud, et tema ei ole nagu püsivalt kohal või siis ei saakski ta ju esmaabi andjaks määrata. Siis teda ei saakski nagu kui ta on kodukontoris, siis ta ei saakski nagu esmaabi andja ju olla, eks ole. Peaks olema määratud see, kes on pidevalt kohal. Jah, või siis tööandja peaks lahendama selle olukorra kuidagi teisiti. Näiteks, ma toon näiteks mingi suure kaubandusketi näite, kus on pisikesed väikesed poekesed. Loomulikult ei pea seal ühe müüjaga poekesed, eks ole. Loomulikult ei ole seal ju esmaabi andjad, sest ise endale ju trauma korral võid ju anda esmaabi, aga kui sa ikkagi kaotad juba nii-öelda meelemõistuse, siis ei saa sa endale esmaabi anda. Ehk siis see tööandja, selle väikese poe nii-öelda omanik, kes on tööandjaks, lepib siis näiteks selle kaubandusketi, ma ei tea, mingi turvafirmaga või selle kaubandusketi haldusfirmaga kokku. Et igal juhul kuidagi ta peab olema see lahendatud, kes annab esmaabi ja töötajad peavad seda ka teadma, kelle poole pöörduda ja kes annab siin esmaabi. Et lahendage, need lahendusi on ju palju, eks ole. Kui tõesti inimene on näiteks üksi tööl, siis ei ole ju võimalik, et tema ise annab endale esmaabi. Kuidagi teisiti tuleks siis lahendada see.
Seda sama küsimust veel täpsustati, et kui inimesed liiguvad erinevate objektide vahel, et näiteks põllumajandusettevõtte töökojas. Jah. Ütleme näiteks, kui ta liigub näiteks mingi transpordivahendiga, ta on ju autos, eks ole, või traktoris, ma ei tea, kuidas, siis on see traktor või auto tema jaoks töökoht, eks ole, siis on seal kenasti esmaabivahendid, kõik peaksid olemas olema, et vajadusel ta saab ise endale esmaabi anda, aga jah, see on tööandja otsustada. Tööandja ju teab neid erinevaid situatsioone, mis juhtuvad. Seda ei oska ju keegi ette ennustada, eks ole ju. Tööandja teab, kuhu ta läheb. Ta läheb näiteks kuhugi, ma ei tea, teise ettevõtte territooriumile või ta läheb näiteks kuhugi, ma ei tea, tõesti teise lauta või mida iganes, eks ole. Tööandja peab need lahendama kuidagi. Kuidas ta lahendab, see on nüüd nii-öelda tema enda teha, aga ta peab seda niimoodi tegema, et see asi toimiks. See, et see ei ole ainuke lahendus, et ma määran ainult ühe nüüd kindla esmaabi andja ja nüüd ma olen kõik selle asja juba lahendanud, eks ole. See esmaabi andja tõesti ei käi ju iga töötaja kannul, eks ole, et ma nüüd olen esmaabi andja. Et kuidagi ta peab selle lahendama igal juhul. Ühesõnaga kokkuvõtted, et toimiks reaalses olukorras just. Ja inimesed teaksid, kes see inimene on. Ja. Need olukordi on ju väga palju erinevaid, neid kõik ei oska ju niimoodi ette näha ega seadusesse panna, eks ole. Et tööandja peab ise samamoodi, tema teab, mis tema töökeskkonnas toimub, ta teab seda ju ise kõige paremini. Ta teab, kuidas seda lahendada. Mõtleb ja lahendab selle. Väga hea, sellega ongi hea Küllike see jutt kokku võtta. Aitäh sulle, Küllike. Ja nüüd annaksime sõna Piretile, kes siis räägib Tööinspektsiooni riskianalüüsi töövahendist. Palun, Piret. Tere! Mina olen Piret, olen töökeskkonna konsultant ja räägin riskianalüüsist ja täpsemalt siis Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas olevast riskianalüüsi töövahendist ja nüüd on kõige põnevam osa. Ehk et see osa, kas mul õnnestub teile ka oma slaide näidata. Nii, kas mu slaidid ilmusid nähtavalt? Nüüd on ilusti näha. Ja, aga kuna meil aega liiga palju ei ole, et hakkame siis minema. Et tegelikult Pillega rääkis riskianalüüsist, et riskianalüüs on tegelikult kogu sellise töötervise ja tööohutuse korraldamise alusdokument, vundament, kui soovite, sest riskianalüüsis selgitatakse välja see, mis siis töötajad töökeskkonnas või töö tegemisel ohustada võib. Sest kui me ei tea, mis seda töötajat ohustada võib, siis ei ole võimalik kõrvaldada probleeme, mille olemasolust teadlikud ei ole. Ja kuna see riskianalüüsi ise tegelikult ühtegi puudust ei kõrvalda, siis riskianalüüsi osaks on ka tegevuskava, kus siis on konkreetselt kirjas see, kes millise puuduse, mis ajaks kõrvaldama peab. Kõik tööandjad, kellel on vähemalt üks töölepinguga töötaja, olgu või osalise tööajaga, peavad selle töökeskkonna riskianalüüsi tegema. Riskianalüüsi koostamise kohustuses ei ole midagi uut. See kehtib alates 1999. aasta suvest. Ja siis riskianalüüsi läbiviimiseks laias laastus on 3 võimalust. Üks on see, et näiteks töökeskkonna spetsialist valib ise metoodika, teeb riskianalüüsi täpselt sellise, nagu ta soovib. Kasutatakse siis Tööinspektsiooni riskianalüüsi töövahendid või siis riskianalüüsi võib tellida ka teenusepakkujalt, siis on oluline, et tööandja selles protsessis osaleks. Ja riskianalüüs tuleb esitada ka Tööinspektsioonile. Seda ei pea tegema julgeolekuasutused, aga see puudutab väga väikest hulka asutusi. Ja neid, mis on siis enne seda iseteeninduskeskkonda koostatud riskianalüüse, neid tööandja peab säilitama 55 aastat riskianalüüsi koostamisest arvates. Ja selle meie riskianalüüsi töövahendi kasutamine ei ole tööandjatele kohustuslik, see on võimalus. Kui see töövahend tööandjale ei sobi, ei meeldi, mis iganes, siis ei pea seda kasutama. Oluline on see, et see riskianalüüs saaks tehtud. See on pigem mõeldud väiksematele ettevõtetele, võib-olla suurematele ja sellisematele keerulisematele ta ei pruugi sobida. Ta ei ole
selles mõttes traditsiooniline riskianalüüsi metoodika, et seal ei anta igale ohule siis näiteks hindame, et see oht on ohtlik 5 palli ja too oht on ohtlik 9 palli, et see metoodika pigem keskendub sellele, kas mingid meetmed on kasutusele võetud siis. Selle aluseks, selle Tööinspektsiooni riskianalüüsi töövahendi aluseks on iirlaste besmart.ie. Sealt on natuke šnitti võetud. Mulle täna tundub, et me oleme jõudnud natukene kõrgemale, kaugemale, ehk et meie süsteem on uuem ja seega ka võib-olla seal on natuke rohkem funktsionaalsusi ja on natukene täpsem. Me oleme pigem pannud sinna rohkem teemasid kui vähem, et kui ilmub sinna mingi teema, mida teie tegevusalal ei esine, siis saab alati ei vastata. Lihtsalt tundus, et seda pidi on tööandjale lihtsam, et see ei ütlemine on lihtsam, kui mõelda ise välja, mis veel puudu on. Selles töövahendis ei ole praegu kõiki tegevusalasid, ilmselt ei saa neid kunagi olema. Põllumajanduse tegevusaladega on see, et neid praegu seal veel ei ole. Nad on sisuliselt valmis, aga tehniliste ja muude tõrgete tõttu nad ei ole veel laivi jõudnud, küll aga jõuavad nad sinna järgmise aasta alguses. Ehk et homme te paraku seda töövahendit veel põllumehed kasutada ei saa, küll aga uuel aastal uue hooga. Siis on teie tegevusalad juba sinna ilmunud. Mis on enam levinud üks küsimusi riskianalüüsi puhul, et riskianalüüs tuleb teha ka kaugtööd tegeva töötaja kohta, küll aga seda meie töövahendit kasutades ei ole see kõige parem lahendus. Ja nagu ma ütlesin, et ta on erinev sellisest tavapärasest sellest, kuidas me aastakümneid oleme teadnud, kuidas riskianalüüsi teha, et pigem on toodud abinõud, kas see abinõu või teine abinõu on kasutusel. Ja need, mis abinõud, mis kasutusel ei ole, nendest siis tekib tegevuskava, kuidas see tegevuskava tekib, seda vaatame natukese aja pärast. Ja põllumajanduse tegevusalad, mis siis ilmuvad, on siis nii loomakasvatuse tegevusalad, piimakarja, veise, hobuse, lamba, seakasvatus ja siis on taimekasvatus, teraviljakasvatus, köögiviljakasvatus, söödakultuuri kasvatus. Et siin on olemas nüüd need tegevusalad, mis siis jaanuari alguses teile kättesaadavaks ja nähtavaks saavad. Ja see riskianalüüsi tegemine algabki siis ettevõtluse tüübi ehk et tegevusala valikust. Siin on näitena näha, kus on siis lasteasutusi saanud valida, aga kui te siia panete kas taime või looma, taime või looma ilmselt ei saagi panna. Jah, kui te panete kasvatus, siis ilmselt sõnaga kasvatus peaks enam. Jah, kõik põllumajanduse tegevused on kasvatused, midagi kasvatatakse. Et kui te panete kasvatus näiteks või kui te vajutate sinna vaata kõiki lingile, siis ta kuvab teile kõik tegevusalad, siis saate põllumajanduse alt ise valida. Ja kui teil tegevusala on valitud, siis hakkab ohtude hindamine. Ohtusid ei ole ainult nagu viis tüüpilist sellist ohutegurite tüüpi, vaid siin on eraldi toodud ka töökorraldusega seotud ohud, töövahenditega seotud ohud. Ja siis on see süsteem üles ehitatud selliselt, et ta koosneb väikestest tükikestest ehk et ohtudest ja on ohud, mida kuvatakse kõikide tegevusalade juures. Ohtlikud kemikaalid enamuses midagi ikka on, libisemine ja komistamine, inimesed liiguvad, järelikult on võimalus libisemiseks ja komistamiseks, tuleoht, õhuvahetus, kuvariga töötamine. Aga on ka küsimused esmaabikorralduse kohta, tervisekontrolli korralduse kohta, juhendamise ja väljaõppe kohta, ehk et ta nagu see töövahend natukene väljub ka sellist klassikalisest riskianalüüsi temaatikast, pigem andes tööandjale siis rohkem teemasid ette, millele mõelda. Just täpselt see, et kas olmeruumide peale mõelda, kaugtöö peale mõelda, võib-olla raamatupidaja teeb kodust tööd. Ja kui neid ei ole, siis saab vastata ei. Kui treppe ei ole, siis trepil liikumisele saate vastata ei. Ja lisaks on siis spetsiifilised sellised tükikesed, mida pannakse lähtuvalt tegevusalast külge, taimekaitsetöö, viljatolm, loomadega töötamine, elektrikarjus, lüpsirobot, lüpsimasin. Need on siis need, mis on nüüd spetsiaalselt põllumajanduse tegevusalade jaoks tehtud. Ja nende ohtude hindamine käib siis selliselt, et kui tuleb teema õhuvahetus, siis on küsimus, kas töötaja töötab siseruumides. Kui teil ei ole ühtegi töötajat, kes siseruumides töötab, siis vastate ei.
ja võtate järgmise küsimuse ehk et selle õhuvahetusega te siis tegelema ei pea. Kui keegi töötajatest töötab siseruumides, siis vastate jah ja siis tulevad abinõud. Et näiteks toimub küllaldane õhuvahetus ja siin on ka see, et küsimusel või siis nendel abinõudel on osad sõnad selgitatud ehk et need, mis on siis kas sinakas roheliselt ja kursiivis, kui sinna peale hiirega liikuda, siis ta selgitab, mida selle konkreetse sõnaga mõeldud on ja siis on all ka heledamad selgitused, et mis on näiteks normaalne õhuvool või mis on selline normaalne temperatuur. Et üldiselt see on püüdnud teha seda töövahendit selliseks lihtsaks ja ise selgitavaks, nii palju kui see siis on meil õnnestunud. Ja kui siis nüüd need abinõud olete kõik läbi käinud, mida töövahend teile ette pakub ja on kasutusel mingid muid abinõusid veel lisaks, siis saab kõige lõpus abinõu ise lisada ja saab lisada ka ohutäpsustuse, näiteks ma ei tea, Rapla farmis on niimoodi, aga Kehtna farmis on naamoodi, ehk et tööandja saab sinna endale siis märkmeid teha. Ja kui siis nüüd on kõik need ohud ära hinnatud ja läbi käidud, mida töövahend ette pakub, siis saab ise lisada täiendavaid ohte. Ehk et kui siis tööandja avastab, et midagi on puudu, siis ta saab seda ise lisada ja selleks on 2 võimalust. Üks on siis see, kas siis lisada oht kõikidest nendest ohtudest, mis töövahendis olemas on, siis tööandja saab siit valida, kas ta saab siis hakata trükkima näiteks ahi, siis talle pakutakse kõik sellega seonduvad ohud või kirjutab sinna kombain või hobune, siis talle pakutakse kõik sellega seotud ohud. Või ta siis saab valida, kas on töövahendiga seotud oht, mida ta tahab lisada või keemiline. Et kuidas see võib, näiteks tavapäraselt ei ole kontori tegevusalaga ettevõtetele pandud juurde muruniidukid, sest tavapäraselt nad ise muru ei niida, aga kui on näiteks selline ettevõte, kus töötajad töötavad kuvariga, teevad kontoritööd, aga keegi käib ja niidab ka ümber maja neil muru, siis nad saavad siit näiteks selle muruniiduki lisada. Ja teine võimalus on siis see, et kui seda ohtu üldse töövahendis olemas ei ole, siis saab tööandja selle ise kirjeldada. Ehk et mis selle ohu nimetus siis on ja mis need meetmed siis on, mida ta on kasutusele võtnud, et töötajad seda tööd ohutult saaksid teha. Ehk et nii palju ta ikkagi paindlik on, et kõik see, mis ka on jäänud lisamata või kui teie tegevusala on kas või natuke erinev sellest tavapärasest, siis te saate neid ohte kas siis liita või siis ise juurde kirjeldada, et selle taha nagu asi ei jää. Ja lõpuks siis kuvatakse kokkuvõte, kui mitu ohtu sellelt valitud tegevusalalt siis esineb, kui mitu ei esine. Ja oluline on see, et saaks edasi liikuda, on see, et kõikide ohtude ees, kus siis nüüd on näha siseruumi temperatuur, õhuvahetus, valgustus, kõikide ees peab olema see roheline linnukene. See tähendab seda, et siis on kõik need küsimused ära vastatud. Need, mille ees on see kollakas küsimärk, see tähendab seda, et need on veel pooleli ja tegelikult siis töövahend ei lase teil järgmisesse etappi edasi liikuda. Ja tegevuskava koostamine käib siiski niimoodi, et siis ilmuvad siia kõik need abinõud, mille kohta te vastasite ei, et need ei ole kasutuses. Ja siis on 2 varianti, et te kas lisate selle tegevuskavatte, panete siis tähtaja, mis ajaks, näiteks esmaabiandja määramata, panete siis tegevusavasse, mis ajaks te esmaabiandja määrate, mis ajaks te talle koolituse korraldate. Või siis teine on see, et kui te valite selle variandi, et ei ole vaja rakendada, siis tuleb põhjendada, miks seda ei ole vaja rakendada. Näiteks see, et meil ongi üks töötaja, kes töötab üksinda ja teda ei ole võimalik esmaabiandjaks. Me võime teda esmaabiandjaks koolitada, aga tal ei ole kellelegi seda esmaabiandja anda, sest ta töötab üksinda. Aga siin peab igal juhul põhjendus olema, et ta ilma selle põhjenduseta ei lase nagu salvestada. Ja miks see põhjendus on vajalik, ongi see, et tööandja tegelikult mõtleks läbi, et kas ta saab seda teha ja kui ta ei saa seda teha, et miks ta siis seda ikkagi tegelikult teha ei saa. Ja siis tekibki tegevuskava, kus on siis kirjas, kes mida tegema peab ja mis ajaks ta siis seda tegema peab. Et see töövahend hakkab varsti saatma ka meeldetuletusi, näiteks siin on Rein Reisberg on vastutav, et saadab Reinule teavituse, et näed, et 31. maiks, ütleme, et see on 25. aasta, natuke enne seda tuleb meeldetuletus, et sa pidid korraldama õhutemperatuuri mõõtmised. Ja kui need õhutemperatuuri mõõtmised on
koostatud ehk et see puudus on kõrvaldatud, siis saab selle siit ka tehtuks märgitud. Ja on meil olemas ka selle riskianalüüsi töövahendi kasutamise videojuhis, mis siis selgitab üldisemalt ja natukene pikemalt kogu seda loogikat ja on ka korduma kippuvad küsimused riskianalüüsi kohta olemas meil nii tööeluportaalis kui ka siis meie kodulehel kogu selle iseteeninduse kohta siis. Nii, ja kui teil on küsimusi, siis te saate alati meile helistada, saate küsida, et isegi ka siis, kui te näiteks seda riskianalüüsi olete hakanud tegema ja jääte kuskil jänni, siis saate infotelefonile meile helistada, kui oskame, siis juhendame. Aitäh, Piret. Meil on üks küsimus. Nii. Kui ettevõttel on 2 töötegemise kohta, näiteks 1 töökoda, 2 taimekasvatusega seonduvat, teine taimekasvatusega seonduv koht, kas siis peab 2 riskianalüüsi tegema või see riskianalüüs peab olema haaratud terve ettevõtte tegevusi kokkuvõttes? See on nüüd selles mõttes, et peavad olema haaratud mõlemad tegevusalad. Ma arvan, et teil endal on lihtsam hallata, kui teil on 2 niivõrd erinevat tegevusala, ehk et üks on töökoda ja teine on see taimekasvatus oli, et kui te teete nad eraldi, siis teil on endal lihtsam hallata, sest et muidu te kirjeldate, et ma ei tea, töökojas sundasendid on nii ja niisugused ja siis taimekasvatuses on naasugused, et kui te teete ühe riskianalüüsi töökoja kohta ja teise taimekasvatuse kohta, siis mulle tundub, et teil on endal ka lihtsam jälgida. Ja teine on see, et teil on lihtsam ka töötajatele seda tutvustada, et kui tuleb uus töötaja näiteks sinna töökotta tööle, siis ta saab selgelt aru, mis tema töös esinevad riskid on, sest see taimekaitse pool siis ei hakka teda nii-öelda segama. Aga kui te soovite koos teha ja kirjeldada ära näiteks, et füüsikalised ohutegurid taimekasvatusel on nii palju, niisugused töökojal on naasugused, te võite ka niimoodi teha. Oluline on see, et kõik on hinnatud. Ja, väga hea märkus. Oluline, et kõik oleks hinnatud. Kuidas see kirja saab natuke ise vaadata. Nii, aga ma ei näe, et meil oleks rohkem küsimusi tulnud. Seega saame võtta tänase infotunni kokku. Aitäh kõikidele esinejatele, aitäh, kes meid kuulasid. Tänane infoüritus läheb järelvaatamiseks siis Tööinspektsiooni kodulehele lähimate päevade jooksul, mitte veel täna, aga lähipäevade jooksul. Et kes soovib, saab sealt ise seda järgi vaadata. Ja selle järelvaatamise lingi ma siis saadan kõikidele kuulajatele ka siis e-posti aadressile. Aga aitäh kõikidele ja ohutut aasta lõppu!